Tallinna turismimaksu aruteludes võiks korra peatuda ka küsimusel, et kellelt turismimaksu küsida. Kas 2 miljonilt ühe päeva külastajalt, kes saabuvad Tallinnasse valdavalt sadama kaudu, või enamasti ainult pool päeva Tallinnas viibivatelt kruiisituristidelt, keda tänavu oli 635 000, kelle arv on kasvamas ja kelle külastuskoormus Tallinna linnale suvekuudel on võib-olla kõige suurem. Või küsida turismimaksu Tallinna majutusettevõtetes ööbivatelt turistidelt, keda on 1,7 miljonit, ning kas ja kuidas maksustada turismimaksuga niinimetatud jagamismajandus. Tallinnas on üle 2500 külaliskorteri, kus hinnanguliselt ööbib 20–25% kõikidest Tallinnas majutunutest. Me oleme kokku leppinud, et kõiki turuosalisi peaks võrdselt kohtlema ja koormama. Kindlasti ei ole lahendus ainult majutuskohast võetav turismimaks, vaid me tahame laiendada seda majandusruumi osalistele kõigile tervikuna ja me loodame, et me oleme selle Pärnu kaardi rakendusega edukas. Põhimõtteliselt ei ole selles mitte midagi imelikku. Turismimaks on igal pool paljudes maailma riikides ja linnades eelkõige. See on kohalik maks, see on lubatud. Ainukene reservatsioon oleks muidu poolt, aga ainuke reservatsioon, et ei juhtuks nii nagu kütuseaktsiisiga. See maks peaks minema ainult ja ainult turismi huvidesse investeerituna. Mitte mingil juhul ei peaks ta kuhugi mujale linnakassa tühjade aukude täitmiseks.